Tere, olen Auli ja tere tulemast tagasi siis minu kanalile, minu kõikidele fännidele, praegustele ja tulevastele. Ja täna teen ma selle lugemise siis teemal 11.11 ja võtame seda lihtsalt kui sellist maagilist kuupäeva. Ma ei hakka rääkima siin mingitest portaalidest ega lihtsalt teeme ladumise selle maagilise kuupäeva sõnumitena, mida see tahab meile siis öelda või milliseid sõnumeid see maagiline kuupäev 11.11 meile edaspidiseks siis annab. Tegu on kollektiivse ladumisega ja kui see resoneeru teiega, palun ärge pange mitte midagi resoneeruma, ärge pange mitte midagi vägisi enda omaks, sellepärast et YouTube on täis neid igasuguseid kaardiladumisi ja siin on küll ja väga palju neid teisi ja väga tugevaid tegijaid, kes siin kaarte panevad. Pange klõps video kinni, kui ei meeldi ja minge edasi. Kui te soovite eraladumist, mis puudutab ainult teid, kas teie suhteid või mida iganes, siis kirjutage mulle meilile auli.maagiline@gmail.com ja see meil on ka siin video all. Ja tellige mu kanalit, see ei maksa midagi ja otsige üles ka minu Facebooki leht, mis on samanimeline ja seal ei ole ühtegi videot, see on hoopis teissugune. Ma panen seal siis päevakaarte ja mida iganes ma üritan panna sinna iga päev, aga iga päev see mul välja ei tule, aga ma üritan. Ma olen tubli, ma luban. Nii, aga lähme siis selle peale see 11.11. 2025. Me hakka siia mingit kellaaega veel panema 11.11, eks ole. Sellepärast, et see on tegelikult ainult kõigest 60 sekundit. Nii, võtame siis õiged sõnumid universumilt kollektiivile maagilise kuupäeva 11.11, mida siis meile öelda tahetakse. See on üldse selline väga suur selline lõpetamise portaal ja see on niisugune hoopis mingid muud asjad hakkavad siis kõik, mis ei teeni meid enam, see jääb maha, nii nagu ma siin siis ütlesin sõnaga, et nüüd hakkavad väga kiiresti asjad muutuma, hakkavad väga kiiresti kõik asjad edasi minema. Kui teil oli selline tunne, muuseas minul oli ka, et lihtsalt kõik seisab paigal. Et me elame küll oma elu, eks ole, ja kõik oli lõbus ja niimoodi, aga lihtsalt see tunne, et kuskile mitte midagi ei liigu, siis see nüüd kaob ära. Ja see nüüd hakkab väga suured muutused toimuvad ja väga kiired muutused. Ja nii, et hoidke siis kõvasti kinni sealt kuskilt, kui te olete otsustanud siia paariku katusele ronida, eks ole, siis vaadake, et te sealt siis minema ei lenda. Kindlasti toob see ka, siin on karikate kuninganna, kindlasti toob see ka sellist maagilisust, müstilisust, ettenägelikkust ja nüüd tuleb hakata, kuidas siiamaani magasite, siis nüüd tuleb hakata oma intuitsiooni kasutama, sest karikate kuninganna on ka väga intuitiivne ja põhimõtteliselt samal nagu sellisel tasemel, kui on ka ülempreestrinna. Ja sellised võitlused, mida te praegu nagu tegite, meie kõik, minu vaatajad, ja kui ma siin nüüd midagi teen, eks ole, siis poisid pöörake ringi, te oskate küll, te vaatate mind ka teatud poisid ja siis pöörake siis ringi. Ja need võitlused üldiselt väga suures joones sellisel määral, nagu nad olid praegu, need jäävad nüüd selja taha ja enam ei pea nagu olema valvel ja võitlema tegelikult võib-olla nagu asjadega, mida me tegelikult ei oleks pidanud võitlema. Ja siin ongi see sauade viied on alati kriis. Ja siin tekib alati selle kaardi juures räägin sellist Don Quixote
efekti, eks ole, et ta läks võitlema tuuleveskitega ja mis siis lõpuks siis juhtus, eks ole, ta lihtsalt sai surma. Sellepärast, et noh, miks peab minema keegi inimene võitlema tuuleveskitega, eks ole. Et siin on ka võib-olla see 11.11 tahab öelda seda, et ei ole vaja pingutada selle nimel, mis tegelikult mitte midagi ei too ja pidada võib-olla neid tühiseid võitlusi, et noh, ärme paneme oma energiat sinna peale ja väga suured lõpetamised, väga suured lõpetamised on siis, see on mõõkade 10, mis on selline väga paljudele selline raske teekond on saanud läbi ja nüüd edasi läheb juba nii, nagu peab minema. Et siin ei ole enam selline raskus, nagu kaob ära, aga nii see lihtsalt on. Vaatame siis edasi. Nii, midagi valesti siin on mõõkade 8. Panen ennem ära siit. Ja nii nagu ma siin siis juba eelnevalt ütlesin, et mingi raske teekond või mingi väga äärmiselt keeruline teekond väga paljudel lõpeb. See 11.11 tahabki seda öelda, et see on nüüd selja taga. Ja kui siin on veel mingid võitlused, eks ole, ühesõnaga mõõkade 8, siis sellised asjad jäävad ka nüüd selja taha. Ja hoopis teistsugune nagu elu ja teekond algab. Tegelikult väga paljud inimesed, ma arvan, et enamus, kes seda nüüd siin praegu vaatavad, on juba oma pilgud suunanud hoopis teises suunas, valinud hoopis teised teed, mis on tegelikult ka väga paljudele väga suureks kergenduseks ja selliste kirge jätkamiseks ja edasiminekuks, kuni siis selle võiduni välja jagub. Ühesõnaga kõik, mis oli nagu jama ja kõik, mis oli nagu, mis ei olnud vajalik. See on, kindlasti olete te vaadanud teisi ladumisi ja kindlasti olete te lugenud nende 11.11 portaalide kohta. Ma ei räägi portaalidest, sellepärast, et ma ei lasku sellesse teemasse. Mina panen kaarte ja ma võtsin lihtsalt praegu see 11.11 aluseks siin, et see tahabki öelda, ma küsisin, et mida see maagiline kuupäev tahab meile tuleviku kohta öelda, siis see ongi niimoodi, et kõik, mis oli nüüd meile vajalik, on selja taga, kuigi praegu veel on mingid kõhklused ja kahklused ja niimoodi, et silmad kinni seotud ja olete siin ühel pool ja teisel pool, aga see lõpeb kõik ära ja see läheb nüüd mööda ja parim kaart üldse, mis saab olla, on võidukaart ja hästi suurt hakata nagu hästi suure kirega hakata nagu edasi minema ja kõik nagu laabub, nii nagu siin alguseski tuli, kaarikud on ka suurte muutuste kaart ja tõesti väga kiire mingi edasiminek hakkab siin nüüd toimuma. Nii, vaatame veel, mida siis see 11.11 maagiline kuupäev tahab siis meile öelda. Mul on siin, ei tea, ma puhastasin neid kaarte ja mul on siin mingid osad on siin. Nii, vaatame siis edasi, milliseid sõnumeid meile antakse. Meile antakse nagu selline sõnum, et need, kes on nagu midagi lõpetanud või et noh,
väga raske või väga kerge on seda öelda, eks ole, et ärge istuge seal puu all, eks ole, ja vaadake neid, tegelikult on need püstised karikad, eks ole, et aga need on tühjad ja palun nähke neid võimalusi, eks ole, ja seda tahabki nagu universum või jumal või võtke seda ise nii, nagu te seda tahate, et teile antakse hästi palju uusi võimalusi. Osake need vastu võtta ja osake seda näha ja nüüd hakkab siis teie elu valgustama see täht ja te püüate sinna tähe poole ja nii see saab ka olema. Te teate tegelikult, hästi paljud teavad, kuhu nad tahavad minna, kus nad tahavad olla ja nii see on. Hästi paljudele tuleb siin müntide kuningas ja kas te nüüd siis ise võtate, sest kuningad võivad tähendada ka seda energiat ja väga sellise sirgejoonelisuse, väga materiaalne inimene ja te võtate ise kindlasti väga paljud siin sellise müntide, pentaklite kuninga hoiaku. Ja tegelikult midagi on jäänud selja taha, eks ole, te vaatate juba, see maakera on siin käes, te vaatate uute rahulikumate vete poole ja üks, see kiresau on selja taga, teisest te hoiate kinni. Veel ei ole kõik päris selge, aga see selgus kindlasti tuleb. Ja võib-olla osadel võib olla siin selline tunne, et nagu kõik on saavutatud või mitte niimoodi ei saa öelda, aga et mul ei ole nagu millegi poole pürgida või ma ei oska millegi poole pürgida, siis see tunne kaob nagu ära ja te väga selgelt vaatate tulevikku ja olete jätnud selle mineviku ühe sauaga sinna selja taha ja suhteliselt rahul olete, aga nähke palun neid võimalusi ja siis, et selline materiaalsus hakkab ka tegelikult nagu edaspidises elus paljudel väga suurt rolli mängima. Oi kui ilusad kaardid, oi kui ainult suur arkaan lendab siin välja, mulle väga meeldib sõnaga. Ja nüüd hakkab see saatuse ratas pakkuma kingitusi. Kes on selle raske ja keerulise tee läbi teinud, siis sellele hakkab see õnneratas. Oske neid loteriipileteid, ka paljud, kes mängivad lotot, võivad tulla siit lotovõidud ja nüüd tuleb siis see saatuse ratas, hakkab pakkuma teile kingitusi. Kasutage oma intuitiivsust, kuigi siin on natukene saladusi, mõlemad need hieropant ja ülempreest Rinna, eks ole, ühesõnaga, need kätkevad mõlemad endas saladusi ja on veel asju, mida ka see maagiline kuupäev sõnumitena meile veel ei ütle, sest midagi peab olema nende musta ja valge sammaste vahel, mis ei ole veel nähtav. Ja palun ärge kartke seda aeglast, kuid väga kindlat kasvu. Siin tuli tegelikult välja ka paar. Väga paljud, kes võib-olla on selline, väga paljudest tuleb tegelikult saavad endale siin ka väärilise partneri, leiavad, mis on saatusest määratud. Seda tahetakse paljudele öelda, mitte küll kõikidele, aga see ongi nagu, mina ütleksin nagu nende kaartide põhjal, et siin ongi nagu varjul võib-olla selles suhte osas. Aga et ärge kartke seda lauset, et kaua tehtud kaunikene, sest see, mis on mõttega ja väga kindlatel alustel üles ehitatud, väga aeglaselt, siis sellel on väga kaugele ulatuvad, väga tugevad, väga ilusad, väga suured perspektiivid, mida nüüd näitab ka see kaart ja mida tahetakse siis öelda. Ja nii see siin on. Nii, vaatame, mida peaingel Mikael Taro kaardid tahavad öelda
nende sõnumitena 11 maagiline kuupäev ja need on ka kaks väga maagilist, üks väga maagiline mees ja väga maagiline naine, eks ole, mina nimetan seda ikkagi ta oma kolleegiks, et see on siis ülem Preestriina intuitsioon, tarokaardid, väga paljud minu vaatajad on siin ise, tegelevad väga kõrgel tasemel vaimsusega, kaartidega, on ise jõudnud väga kaugele. Nii, tuli siis Arieli Rüütel, nii palju on võimalik saavutada, tee väga üksikasjalik plaan, keegi hea tahtlik kaitseb sind. Täpselt samamoodi nagu siin tuli, et see on üldse üks kõige aeglasem kaart, sest see Rüütel istub küll siin hobuse otsas, aga ta ei ole mitte kuskile liikunud. Ja see on ainuke Rüütel, kes seisab paigal. Ja täpselt samamoodi tahetaksegi seda öelda, et see aeglane kasv ja aeglane ülesehitus ja võib-olla ka keegi tuleb teie poole väga aeglaselt, siis see on praegu antud hetkel normaalne. Sellepärast, et kõik see, mis tuleb, on teile saatusest määratud ja tulevad need kingitused. Nii, mis on siis veel? Ja samamoodi tuli korduv, tuli kaarika. Sihikindlus ja enesevalitsus, karjääri edenemine, edu, mis saab teiste tunnustuse. Esimene kaart, need on ühed ja samad kaardid. Tahetaksegi öelda, et nüüd kinnitage turvavööd, eks ole, ja kõik hakkab väga kiiresti liikuma ja vaadake, et te siin üleval siis püsite, et te sealt siis maha ei lenda. Enam ei ole mingisuguseid seisakuid, nüüd pärast seda teie elu hakkab liikuma ja teie elu hakkab ülesmäge liikuma. No nii, mina ei ütle seda, vaid seda ütlevad need kaardid. Ja Rafaeli kuningas. Jah, võid julgelt usaldada, oskus saavutada palju asju ühe korraga, järgi oma loomingulist kirge. See on tegelikult karikate kuningas. Ja mis saab siis veel parem olla? Minu meelest tulid siin nüüd algus ka. Siin on paar. Karikate kuninganna ja karikate kuningas. Läksin jälle siia vastu ja siin see on tegelikult ka paar. Väga paljudest inimestest siin saavad nüüd paarid. Ja väga tugevad, kaks väga tugevat paari ja hoidke siis alt ühesõnaga, kui see kaarik hakkab ka siin armastuses kellelgi väga liikuma. Nii et siin on, mis siis, et ta oli siin ees, aga siin on paar. Karikate kuninganna ja karikate kuningas on samamoodi väga intuitiivsed, väga palju sellist ettenägelikkust, selget nägelikkust on, see on ka selles ülemprest rinnas ja see paar, mis siin moodustus ja need armastuse karikad saavad ikka siin kellelgi ikka väga täis. Nii. Ja siis tuli siia Gabrieli Rüütel, aeg tegutseda, millegi tuline pooldamine, sisetunne ütleb, mida teha. Rüütlid see on nüüd ka väga kiiresti, kuni see teine Rüütel seisis meil paigal siin, eks ole, ühesõnaga, siis Gabrieli Rüütel toob sellise kire ja sihikindluse ja sellise tegelikult ka, et siin on kirg, ja nagu mingil määral tormamine, sest see üks on siin juba õhus, eks ole, aga ta toob sellise ka selguse, nii et kirge tuleb, karikaid tuleb, armastus tuleb, kuigi see on võib-olla sellise aeglase ja väga perspektiivika nagu sellise edasise elude alus, aga ärge nagu tehke seda probleemiks, et võib-olla praegu natukene asjad liiguvad natukene aeglaselt. Nii, vaatame, mida siis 11.11 kuupäevale tahavad öelda meile siis kuukaardid. Praegu on kahanev kuu. Jah, sest täiskuu oli meil ju, eks ole, täiskuu sõnumid. Ma ei teinud, praegu on kahanev kuu ja siis, kes tahab nagu siis midagi müüa ja siis on nagu millegist nii-öelda lahti saada, siis kahanev kuu on selleks väga hea. Nii, kõik võib veel muutuda. Mina ei ütleks siin niimoodi, et kõik võib veel muutuda, vaid absoluutselt kõik muutub.
ja astu oma mugavustsoonist välja. Need on ka väga tugevad sõnumid. Kõik muutub, kui sa näed neid võimalusi siin, mida sulle pakutakse ja sa ei istu mugavalt siin puu all ja vahid, et no ma ei tea, kas ma nüüd võib-olla ikka täna viitsin seda asja teha või kas ma nüüd võib-olla kirjutan või kas ma mõtlen midagi või ma ei tea mida, eks ole. Ühesõnaga niimoodi, et astu oma mugavustsoonist välja, kõik muutub ja väga suure kiirusega hakkab kõik muutuma. Ja vaatame siin nüüd veel paari haldjakaardiga, mida need haldjakaardid tahavad siis sinna 11.11 nendeks maagilise ilusa kuupäeva sõnumiteks siis meile öelda. Ja tuletan veel siis meelde, et kui te soovite personaalset ladumist, siis kirjutage mulle meilile. See on siin kollektiivne ja muidugi vaatamata sellele, et see on 11.11, on see ikkagi tegelikult ajatu. Kui te satute seda siin vaatama, kuulama, siis see on nagu teile ja teie jaoks. Nii, ja tulid siis eluenergia ja looduse märgid. Üldse märkide kaart on tegelikult niimoodi, et jälgige märke, täpselt samamoodi nagu tuli see intuitsioonikaart, eks ole. Et ma loen siis ette, pööra päeva jooksul tähelepanu looduse saadetud õhkõrnadele sõnumitele. Loodus räägib meiega pidevalt, meil on vaja ainult avada oma süda ja meeled. Täpselt niimoodi, nii nagu märgake neid, mida pakutakse siia meile, need uued võimalused, siis nähke ka märke. Ma eile soovitasin ka seal oma päevakaartides, et nähke selles hallis novembripäevas ka värve. Kui te lähete välja, siis majad ometigi ei ole ju tegelikult hallid ainult. Minul on siin vastas näiteks roosa maja ja kollane maja ja et nähke siis neid värve ja eluenergia. Toob palju eluandvat energiat. Ta tuletab meelde, et laseksid oma valgusel särada ja tooksid varjust valguse kätte kõik, mis vajab tervenemist. Ja ärge minge kuskile urgu. Kui teil on võib-olla raske või mida iganes või kui teil on hästi palju tööd ja te tulete õhtul nagu koju ja te olete tohutult väsinud ja te ei taha mitte midagi näha ja mitte midagi kuulda, siis ärge suruge nagu seda alla ja kui te olete väsinud, siis julgege olla väsinud ja mida iganes niimoodi, et eluenergia on tegelikult hästi tähtis, hästi paljudele. Meile kõigile on tegelikult eluenergia äärmiselt tähtis ja pöörake nagu sellele tähelepanu. Vaadake, kuhu te oma energiat suunate, sest kui me suuname oma energia valedesse inimestesse, ka muuseas valedesse kohtadesse, siis see vähendab tegelikult meie eluenergiat. Ja hästi suurel määral ja mingil määral me oma eluenergiat ka tegelikult taastada ei saa. Aga muidugi ta taastub, eks ole, aga mingites punktides jääb see tegelikult meile nagu kättesaamatuks. Nii, ja mis on need viimased 3 sõnumit veel, mida siis 11.11 portaal, ma ütlesin portaal millegipärast, okei, las olla siis portaal, eks ole. Nii, ja mis on need 3 viimast sõnumit, mida see 11.11 maagiline kuupäev tahab siis meile läbi kaartide öelda edaspidiseks. Need illusioonid tulid mulle tänasel päevakaardil ka sinna. Minge julgesti, kes soovib midagi lõpetada, lõpetage, sest see 11.11 ongi tegelikult kõige suurem üldse lõpetamise nagu selline portaal ja raudselt võtke see kott kätte, te seisate siin laevas juba püsti, minge edasi, ärge mitte midagi kartke, muutke oma elu, ka need, kes on suhetes või kes on siin, ärge langege illusioonidesse, nähke tegelikult, see on väga oluline, nähke asja
sellist reaalset pilti, sest väga suur oht on siis, kui me laskume illusioonidesse, siis me ei näegi ju reaalselt, eks ole, ja siis me võime vajuda kuskile, ma ei tea kuhu, ühesõnaga, ja siis, kui ükskord meile see reaalsus nagu ette lööb uuesti, noh, siis võib see ikkagi väga valus olla. Ja mõõkade kuningannana, need on õhumärgid, võib-olla väga palju suurt, noh, ma olen ise ka õhumärk, kaksikud kaalud veevalajad, et võib-olla väga paljusti õhumärkidele on siin eriti nagu sellised suured muutused. Ma ei ütle seda sellepärast, et mina see olen, vaid lihtsalt see. Ja kindlasti on sõnum ka siin selline, et võib-olla ei pea see mõõk iga kord nii püsti seal käes olema, eks ole, et igaks juhuks, et kui on vaja, siis ma torkan, eks ole. Et noh, vaadake nagu asja nagu rahulikumalt, ka teised tähemärgid, eks ole. Ja et võib-olla tuleme natukene sellest külmusest välja või noh, selline Somosseede kuninganna, kuigi ka väga hästi teab, mida tahab, väga hästi teab, mida teha, väga paigas. Kuningannad on alati paigas, kõik kuningannad ja kõik kuningad on ka alati paigas. Ja et võtke võib-olla natukene seda sellist külma hoiakut ja seda nagu maha, aga ärge laskuge illusioonidesse ja kes soovivad oma elu muuta ja tehke seda väga julgelt, sest ma ütlen, kinnitage turvavööd, kõik hakkab liikuma. Olen Auli ja mul on väga hea meel, et te mind kuulasite. Vaatasite seda ladumist 11.11. Kui soovite eraladumist, siis kirjutage mulle meilile. Võtame ainult teie energiast lähtuva ja tellige mulle ette, see ei maksa teile mitte midagi. Lihtsalt te näete järgmine kord siis seal rivis, kui ma olen siia midagi pannud ja paigutanud. Ilusat maagilist kuupäeva 11.11 ja kõike head järgmiste ladumisteni, mis tulevad õige pea. Tšau!